Tere hommikust! Alustame siis tänase webinariga, kus teemaks on meil andmed ehituses või ehitussektoris. Minu nimi on Sille Sepp, ma töötan TalTechis linnaliste andmeökosüsteemide juhina Finest Targa linna tippkeskuses ja üheskoos teiste andmetarkuse võrgustiku liikmetega oleme siis võtnud eesmärgiks toetada andmekirjaoskuse arendamist Eestis ja ühe tegevusena korraldamegi selliseid webinare, kus jagada häid praktikaid, ka erinevaid näiteid erinevatest valdkondadest, kuidas saab siis tõesti andmetest väärtust luua. Lisaks webinaridele oleme loonud ka LinkedIni grupi, kus saab arutleda erinevate andmeteemade üle ning jagada ka ressursse siis huvitavate kas ürituste või materjalide kohta ning seetõttu utsitangi kõiki kuulajaid samamoodi gruppi üles otsima ja seda aktiivselt siis ka kasutama. Võrgustiku tegevusest, eesmärkidest saab lugeda siin QR-koodi ja URL-koodiga lingi kaudu siis nende kaudu saab minna andmetarkuse võrgustiku manifesti juurde, kus seda kõike saab lähemalt lugeda. Niisiis, aga tänase teema juurde minnes võib-olla alustuseks ütlen selle, et kui tavapäraselt mõtleme, et võib-olla ehituse põhiliseks ressursiks on kivi, raud ja puit, siis ju aina rohkem on selleks tegelikult ka andmed, et andmepõhiselt ehitust juhtida. Ja seetõttu täna tulebki juttu sellest, kuidas siis ehitus- ja kinnisvarasektoris andmeid kogutakse, vahetatakse kogu ehituse sellise elukaare jooksul ja selleks oleme täna webinari kutsunud külla digitaalehituse klastri juhatuse liikmed. Esiteks Raido Puust, kes on TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi professor ning teiseks siis Hendrik Park, TalTechi kinnisvara äritehnoloogia juht. Tere tulemast teile ja kõigepealt ütlen ka selle ära, et kõikidele kuulajatele teil on Teamsi siin aknas selline funktsionaalsus nagu K ja V või Q&A ja utsitan kõiki teil seda kasutama, et webinari lõpus ka siis teie küsimusi esinejatelt küsida. Niisiis, aga annan sõnajärje üle Raidole, et teha sissejuhatus sellesse teemasse. Aitäh, Sille. Ma loodan, et jagatud ekraani on ka näha. Mul on väga hea meel alustada tõesti teemal andmetarkus ehitus- ja kinnisvarasektoris. Aga nagu juba sissejuhatavalt on öeldud, siis ma ei ole siin üksi. Mina olen Raido Puust ja minu selline spetsiifilisem valdkond Tehnikaülikoolis on ehitusinfo, mis tegelikult seostub andmetega üksjagu. Aga veel kord, ma ei ole üksi ja Hendrik Park tutvustab ennast kohe ka ise. Ja, et minu nimi on Hendrik Park, et ka insener, ehitusinsener ja IT poole ka, ja tegutsengi seal ehituse ja IT vahel, füüsilise ja reaalse maailma vahel. Ja TalTechis vastutan siis digitaliseerimise eest ja paljuski siis ka kinnisvara ka seotud andmete eest. Olen ka siis Digiparki konsultant. Digipark siis konsulteerib kinnisvarasektori ettevõtteid digitaliseerimise teemadel. Ja me oleme oma ülevaate siin webinaris siis sõbralikult ära jaganud. Et mina teen algust ja annan sellise, ütleme siis üldisema konteksti võib-olla nendele andmetele. Et teatavasti ehitus- ja kinnisvarasektoris on meil tohutult andmeid või neid tekitatakse tohutult tänasel päeval ja nende kasutamine eeldab oskust. Aga kuidas selle kõigeni me oleme jõudnud, sellest ka võib-olla selline esimene teemapunkt, ajalooline taust ja kuidas siis sealt omakorda me jõuame tänapäeva ja kuidas defineerida nüüd ehitus- ja kinnisvarasektoris seda andmetarkust. Ja seejärel juba Henrik jätkab, teeb ka põgusa sissejuhatuse digitaalehituse klastrisse. Räägime teemadel andmete tarneahel, ehitise elukaar ja ei puudu ka siis TalTechi kontekst selle kõige juures.
ajalooline taust. Tegelikult ei olnud ju see teab mis ammu, kui ehitusvaldkonnas joonistati vaid paberile, mis tähendas sisuliselt ka andmepanka paberite arhiivina. Mis on aga selle kõige juures nagu võib-olla tähelepanuväärne on see, et igal punktil ja joonel, mis sellele paberile kanti, sellel oli väärtus. Mitte ühtegi punkti ega joont piltlikult öeldes ei lisatud lihtsalt niisama. Ja kui siis ühel hetkel tuligi vajadus ja loomulikult see vajadus ka tekkis, oli vaja seda punkti ja joont kustutada või nihutada või ümber joonistada, siis seda tehti või võeti uus paber ja tehti see joon või jooned siis uuesti. Aga seeläbi loomulikult jõuti ka sellise väga, ütleme, üsna mahuka paberi arhiivini. Ja selles tegelikult oli ka ülikeeruline orienteeruda. Tihtipeale seda paberi hunnikut, ütleme siis nii, kasutatigi projekteerimise, ehitamise käigus ja peale seda, kui ehitist hakati kasutama, siis oli üliraske selles paberimahus juba orienteeruda. Tõsi, jah, võib-olla mingid üksikud joonised erinevatel osalistel käest kätte liikusid, aga väga suur maht seisis ja kogus tolmu lihtsalt arhiivis. Nüüd tänane kontekst selle kõige juures on veidi teistsugune, sellepärast, et meil on ülilihtne tegelikult sekundite või minutite jooksul koguda andmeid. Siin te näete näiteks Tehnikaülikooli kampust ja ta võib tunduda sellise skitseeringuga, aga see on tegelikult punktipilv, mida me saame lasertehnoloogiaid kasutades, antud juhul siis näiteks Maa- ja Ruumiameti lidartehnoloogiat kasutades. Ja veel kord, siin on miljoneid punkte, sekundite, minutite jooksul kogutuna. Aga see muidugi aitab meil luua neid jooniseid, mida me tänasel päeval küll võime mõelda mitte lihtsalt punkti ja joont, mitte lihtsalt 2D joonist, aga ka mudelit. Ehk siis meil on lihtsam luua seda uut ja hetkel justkui kehtivat olukorda. Aga mis ei ole muutunud, on tegelikult see sama, mis ka sai toodud välja pabermajanduses, et vaevalt me jõudsime selle punkti, koma, joone siia välja joonistada, kui juba see tegelikkuses on muutunud. Et on selleks siis sein, mis muutis enda asukohta, võib-olla oli see mingi materjal, mis vajas väljavahetamist, asendamist, et sisuliselt see, mida me tegime eile, on tänaseks juba vananenud ja kuidagi on vaja tagada, et need andmed oleksid asjakohased ja kasutatavad. Seega päeva lõpuks ei ole ju vahet, et millisel kujul meie andmed on. Nad on kasutud, kui nendel pole väärtust ja sisuliselt selleks, et üleüldse oleks võimalik orienteeruda, tuleks regulaarselt koristada. Ja on ta siis nüüd füüsiline vara, on ta siis digitaalne vara, et vahet ei ole. Selleks, et vähegigi võimaldada nendes andmetest orienteerumist, on vaja nagu teostada regulaarset puhastamist, uuendamist, värskendamist. Nüüd see andmetarga kontseptsioon või ütleme siis tõlgendus ehitussektoris, kus neid andmeid väga palju ja väga lihtsasti võimalik tekitada, me peame teadma, mida, millal ja kellele me miskit kogume. Selleks, et nendest andmetest oleks võimalik tekitada vajalik informatsioon. Ja need andmed ehitussektoris on mõistagi, nii nagu paljudes teisteski sektorites, andmekeskse otsustusprotsessi osa. Ja tihtipeale me ehitussektoris peame neid otsuseid tegema aastakümneteks, ehk siis me ehitame seda hoonet või rajame maanteid aastakümneteks, me peame arvesse võtma väga palju erinevaid andmeliike, et seda koondteadmist saavutada. Nii et oskus andmeid koondada ja selle baasil kaalukamaid otsuseid vastu võtta on veel kord märksa olulisem, kui neid andmeid lihtsalt koguda.
Kui me lisame siia ka tehnoloogilise vaate, asjade internet või siis selle fakti või olemuse, et meil toimub mobiilne ja taustal toimub pidev andmehõive, paneme juurde ka masinõppe tehisintellekti, siis selgub, et andmetark olla ei olegi lihtne. Ja seda fakti tõendavad tegelikult ka mitmed uuringud, millele ma ka siin viitan allikana siis, jah. Ehk siis selgub tõsiasi, et me kipume end andmetarkuses üle hindama. Siin on globaalne uuring, mis on läbi viidud siis üle 1000 ehitusettevõtete näitel, globaalsed ehitusega seotud ettevõtted. Ja kui siis selle uuringu käigus on ühelt poolt enese hinnangut küsitud ja seejärel omakorda võrreldud teatud kriteeriumite alusel andmetarkust, siis 25% ehk iga 4. on enda võimekust üle hinnanud. Õnneks seda andmetarkust saab kasvatada ja siin on toodud 4 põhikomponenti, mida siis need vastajad, uuringus osalejad on ka välja toonud. Et selleks, et andmetark olla, selleks siis on vaja inseneerias seda kvalifitseeritud tööjõudu. Muidugi andmekvaliteet peab olema, andmeturbele peame mõtlema ja rahalisi vahendeid on alati puudu. Kui tagasi liikuda nende andmete kogumise juurde, mida justkui ehitussektor nii innukalt teeb, siis jällegi selles samas uuringus tuleb välja, et keskmine ehitusega seotud ettevõte kogub circa 11 liiki andmeid. Siin alumisel pildil on toodud 13 tüüpi andmeid. No, on ta siis finantsiline, on ta ehitusmaterjalid, projektiga seotud info, projekti kulgu, esitav info, tööjõud, allhange, võib-olla hoopis mingid load, menetlused, turvalisus ja nii edasi. Aga mis on siin kõnekas välja tuua või ka sellest uuringust jällegi välja tuua, et kogutakse 11 liiki, aga analüüsitakse vaid 3. Ma olen toonud siia ka ühe hoomamatu numbri enamike jaoks, ka minu enda jaoks, et see globaalne andmemaht 2025 on 175 zetabaiti, aga mis on võib-olla siin oluline ehk ja mis paneb kukalt kratsima on see, et alates 2018. aastast on see andmemaht lihtsalt 5 korda suurenenud. Seda andmetarkuse hindamise mudelit ehitussektorile saab vaadata sellise järgmise tabelina, kus siis andmetark olemine, kas ta on algaja, kas ta on ülemineku etapis, need veerud siis meil, jah, või on eesrindlik, eestvedaja, et 3 gruppi justkui rolle ja mis on need põhikriteeriumid või kuidas neid kriteeriumeid saab koondada, on siis andmekasutuse tähendus, andmestrateegia tähendus ja andmetarkus ja selle edasi andmine. Ja kui siis näiteks vaadatagi andmekasutuse osa, siis algaja puhul me saame väita, et toimub minimaalne andmete kogumine ja analüüs. Kui me läheme siis siit edasi nii-öelda ülemineku etappi, siis kogutakse küll erinevaid andmevorme, aga vaid piiratud hulka analüüsitakse. See toimub üsna harva ja tihtipeale kasutatakse väga, ütleme siis lihtsamaid analüütilisi tööriistu. Samas kui selline eestvedaja rollis olija kogub väga erinevaid andmeallikaid ja ka enamikku neist analüüsitakse, osatakse analüüsida. See analüüs toimub järjepidevalt, sest veel kord selleks, et ehituses nendel andmetel oleks väärtus, püsiv väärtus, need peavad olema meil, ütleme siis, igapäevaselt ka uuendatud. Ja kui vaadata siia ka näiteks andmestrateegia, mis on oluline komponent üleüldse selleks, et andmetel tekiks väärtus, et me teaksime, mida ja kelle jaoks ja millal kogume, siis selleks peab olema paigas andmestrateegia. Algajad me näeme, et see puudub. Kui vaatame ülemineku etappi, siis siin on teatud mahus see olemas, aga tegelikkuses meie soov on, et see oleks olemas kogu organisatsiooni silmas pidades. Ja muidugi siis see andmetarkus või andmetark olemine siin tasub veel välja tuua, et seda peab ka edasi andma selleks, et seda kõike hoida nagu jätkusuutlikuna. Mul on toodud ka siia protsendid
jällegi nende küsitluste baasil üle 1000 ettevõtte, kus siis on näidatud, et kui palju, ütleme, kriteeriumeid on siis tervikust küsitletutest täidetud. Ehk siis me näeme, et see pöörleb siin kuskil 60% ümbruses, nii et väga palju kriteeriumeid tegelikult ei ole täidetud keskmiselt. Siinkohal ongi mul hea meel nüüd sõna üle anda Hendrikule, kes siit jätkab. Nii, kas mind on kuulda? Ja, väga hästi. Et tänud Raidole, et mina siit jätkan, et on sisse natuke digitaalehituse klastri konteksti ja ka ühe targa tellija TalTechi konteksti. Et digitaalehituse klaster, et mis ta on, et kui Raido rääkis andmetarkusest ja andmetarkusele eestvedamisest, siis digitaalehituse klaster koondab sellised organisatsioone Eestis. Et eesmärk on olla kommuun ja kompetentsikeskus digitaliseerimisele, andmetele ja nii edasi. Ja tahame siis olla kinnisvarasektoriga seotud andmetarkuse võrgustik, et aga baasasjad on õiged sektorite üleselt. Et klaster ise on asutatud juba 10 aastat tagasi, 2015 ja liikmeid on seal üle 50, et meil on liikmeteks organisatsioonid. Et on eraettevõtted, avalik sektor, ülikoolid, ka TalTech ja Digipark on liikmed muu hulgas siis. Ja on kaasatud siis terve väärtuse tarneahel, et alates tellijatest, haldajatest, projekteerijate, ehitajate, materjalitootjate ja IT-teenuste pakkujateni välja. Ja siis klastrina oleme välja töötamas kinnisvaraga seotud info haldamise strateegiat ja tegelikult seisame hea ka ühtsete PIM-nõuete eest, et aga mis on täna nagu sektoris probleem, et kinnisvarasektor, nagu nimetasin neid osapooli, et tegelikult sektor on suur ja see väärtusahel alates sellest, et tellijal on idee, et ta tahab maja kuni selleni, et ta projekteerib, ehitab ja võtab haldusesse selle, et see ahel on hästi pikk ja selles on hästi palju osapooli. Et täna on suur probleem see, et need andmed ei ole üle selle väärtus- ja tarneahela nii-öelda need on palju kadusid ja palju infot luuakse, kas ei tehtagi sellisel kujul, nagu osapooltel on vaja, või luuakse, aga ei ole sellisel kujul ega vormis. Ja siis igas etapis tegelikult paljud leiutatakse uuesti või arvestatakse, et ega me mingit infot ei saa ja see on nagu täna suur probleem, et andmeid on palju, nagu Raida ka ütles, ja tegelikult sellist kasutatavat asja ei pruugi alati palju olla või piisavalt. Aga et kuidas asja paremaks saaks, et tuleks need andmed, mis on väärtusahelas alates tellija, targa tellija eesmärkidest kuni projekteerimise, ehitamise, haldamisele, et need oleks sidustatavad ja et oleks need andmed kasutatavad üle tarneahela, ehk siis projekteerijatel oleks andmed sellisel kujul ja vormis, nagu nemad vajavad, ehitajatel, materjalitootjatel, haldajatel, et kõigil oleks neile vajalik kogusandmed vajalikul kujul ja tegelikult see skoop on ka seal kese, et see kinnisvara, mida siis luuakse, et on need siis ehitised, on need tehnosüsteemid, on need mis iganes, et kogu see andmestik peab olema kõikidele osapooltele kasutatav, et täna ei ole, aga üritame järjest liikuda sinnapoole ja klastril kommuunina on Eesti kontekstis selles mõttes oluline roll kanda. Aga paljud saab ka teha organisatsioonipõhiselt, et saab asju targalt tellida, küsides õigel ajal õigeid asju ja TalTech, kui me võib-olla enamasti tunnetame TalTechi kui nii-öelda õppe- või teadusasutus, siis tegelikult TalTech on ka suure hulga kinnisvara tellija ja haldaja. Ja TalTech on kirja pannud ka kinnisvara arendamise ja haldamise lähtekohad, kus on visioonina välja toodud, et meie linnakud on inspireerivad keskkonnad ja on kasutajasõbralikud ja innovaatilised ja selles keskkonnas, kinnisvara keskkonnas saab ka arendada ja katsetada ja pakkuda nutikaid lahendusi välja. Et seda me muuhulgas olemegi ka teinud ja tegemas
et oleme klastri liige ja tegelikult üritame ka ise saada targaks kinnisvara tellijaks. Et võib-olla konteksti andmiseks veel, et TalTechi kinnisvara osakond täna haldab 60 hoonet. Et kui see number on, selle võib nagu sirge seljaga välja öelda, siis see, et palju meil netopinda on 241 000, et see võib-olla täna on juba päris kindel võib-olla ei saa olla. Meil on ka 4827 ruumi pluss miinus, jällegi tohutu mass, isegi nende kokkulugemine on täna probleem. Ja kui me räägime veel hallatavatest ja hooldatavatest varadest, siis seegi on väga suur hulk andmeid, et meil paberite peal on paljud isegi olemas, aga jah, kõike seda piisavas detailsuses hoomata, et see on väljakutse. Ja et kas meil need kinnisvara juhtimise protsessid on optimaalsed ja et kas meil on need andmed olemas, et seal saab ka küsimärk taga olla ja kas me kinnisvara on jätkusuutlik ja vastab nii-öelda ülikooli vajadustele ja on keskkonnasõbralik ja kõik need asjad, et see vajab ka hästi palju andmeid, et igast neid küsimustele vastata, aga see on endiselt ka küsimärk. Et hetkel, et kus TalTech ja TalTechi kinnisvara osakond on oma tegemistega ja oma andmetargaks saamisega, et meil hetkel on käimas erinevad nii-öelda märkides vundamenditööd, et töötame välja erinevaid kvaliteedi tagamise protsesse, et kuidas me hangime, kuidas me ehitame, kuidas me haldame, kaardistame täna ka erineva probleeme ja defineerime infovajadusi ja korrastame alusandmeid, et täna tegelikult meil on hunnik andmeid, hooneid palju, ehitisi palju, kõike palju, aga andmed ei ole alati süsteemsed, struktuursed ja sisuliselt täna üritame paika panna oma projekti ja varade infomudeleid. Ja tegelikult tänaseks oleme pilootfaasis ka TalTechi digikaksiku juhiste piloteerimisega. Et sellest räägin natuke hiljem. Aga jah, et täna me oleme seal nii-öelda teekonna nii-öelda alguspoolel. Aga kes üldse on või milline üldse on üks digitark kinnisvara tellija / haldaja ja milline on see eeltöö, et tegelikult andmed andmeteks ja andmeid võib suurepäraselt hallata, aga kui neil andmetel ei ole väärtust, osapooled ei saa sealt oma väärtust loovat infot kätte või need ei sobi konteksti, siis see on mõttetu. Ehk siis tegelikult kogu see eeltöö algab sellest, et organisatsioonil on oma strateegiline plaan paigas, et ülikooli tervikuna ilmselgelt on ka kinnisvara osakond on oma strateegilise plaani paika pannud ja täna lihvime neid erinevaid varade haldamise strateegiaid ja muid asju. Ja kõik see saab sisendi organisatsiooni infonõueteks, et millist infot on meil vaja, et see kinnisvara nii-öelda portfell suudaks meie eesmärke täita organisatsioonina. Ja see sõltub sellest ka, millised IT-süsteemid meil täna olemas on. Ülikoolil on õppeinfosüsteemid ja broneerimise süsteemid ja mingisugused varade halduse süsteemid. Kõik see kontekst on oluline ja selle pealt tuleb üles ehitada varade infomudel, et tekitada sidusa info kogum meie ehitatud keskkonna kohta. Ja et seda mudelit saada, tuleb siis vara infonõuded kirjeldada, et oleks andmed sobival kujul. Et mul endale meeldib jagada info, nagu ma enne ka ütlesin, et 2, et me saame rääkida info mõttes, et meil on info projekti kohta, projekti infomudel, et see on siis info kõik selleks, et me saaksime hooned ehitatud, et loamenetlused tehtud ja saaksime piltlikult öeldes võtmed kätte. Teostusmudel on mingi asi, see geomeetriline või mittegeomeetriline infokogum, mis on siis see, mis kirjeldab siis seda, et mis siis päriselt ehitatud saab ja varade infomudel on siis see, mille võtab siis haldur enda nii-öelda kasutusse ja hakkab hilisem haldusperiood. Et see on omaette suur infokogum. Ja andmetekihis siis ehitus kinnisvarasektoris on nii-öelda kõige moodsam lähenemine, nagu ka Raida näitas, et on ehitusinfomudelite põhine lähenemine, BIM-mudelid, aga üle ega ümber ei saa ka dokumentidest. Et meil on joonised, punktipilved ja nii edasi ja tagasi ja tegelikult erinevad tabelid ja andmebaasid. Et tegelikult andmete kogum
mass on ikka tegelikult tohutu. Aga et seda infot siis süsteemselt liigutada, siis olemegi välja töötanud TalTechi digikaksiku juhised, kus on siis meie need infovahetuse nõuded tulenevalt meie organisatsiooni vajadustest ja siis on ka rakenduskava, mis aitab siis väärtuse tarneahela osalistel meile seda sobivat infot sobival ajahetkel, sobival kujul tuua. Ja kui me räägime nendest infokogumitest, siis see püha graal oleks, et meil on selline ühtne andmehalduskeskkond. Realistlikult see on pigem koond erinevatest andmekeskkondadest, kus on siis meil projektide ja varade haldamiseks info. Aga kokkuvõttes see taandub ikka graafiliseks infoks, 2D või 3D kujul, mitte graafiliseks, tabelid, igasugused ja dokumendid, punktipilved. Ja on nad siis joonised, mudelid ja nii edasi ja tagasi. Tohutu andmemassi, mis peab aga olema nagu sidus ja väärtusloov ehitamiseks või haldamiseks. See on väljakutse. Ja üks viis sellise sidusa andmestiku tekitamiseks ongi siis digikaksiku tegemine. Ja TalTechil on ka ambitsioon see digikaksik teha, võttes siis need 3-mõõtmelised BIM-i mudelid, mis on jooniste tegemise aluseks muuhulgas, aga liites sinna ka IoT võimekuse, et need erinevad seadmed, mis meil nendes ehitistes asuvad, et need info oleks sidustatav selle geomeetrilise teisikuga ja geoinfosüsteemidega kohane info. Et oleks ka hoonete ümbrus konteksti ja tervikuks liidetud. Ja siis selle kaasabil siis liidestada erinevad vara ja hoolduse tegevused ja süsteemid, hoonehalduse süsteemid, see on üks IoT näide. Pindade haldus on tegelikult kinnisvarahalduri kontekst hästi oluline, kes millist pinda kasutab. Meil on ruumide register, selle liidestamine. Erinevad muud ärisüsteemid, portfelli ja rentnike haldamine, et ka kulude, et need infod ja asjad ja kogu see andmepõhine otsustamine. Et selle tegemine on, et siis need staatilised andmed, et millised ruumid või millised varad meil olemas on ja milline nende eluiga on kuni selleni, et meil on mingid dünaamilised andmed, näiteks energiakulu andmed, et kõike seda tahaksime mõõta. Et kõige selle tarbeks oleme prototüübi või esmaversioonina avalikult välja saanud TalTechi digikaksiku juhised. Need on ka kättesaadavad digicampus.notion.site, et seal on kõik need infonõuded ja erinevad meie vajadustele kohandatud reeglistikud, et seal on need varaelementide jaoks me oleme standardiseerinud nende loendi ja välja pakkunud kontseptsiooni andmemallide kirjeldamiseks. Meil on ehitusinfo modelleerimise reeglid, kuidas need BIM-mudelid, 3-mõõtmelised mudelid peaksid olema modelleeritud ja nii edasi ja nii edasi. Et nende nõuete baasil täna oleme siis põhjalikult ümber tegemas ühte õppehoonet, need õppehoone U03, kus ehitajaid õpetatakse, et selle põhjalik projekteerimine on hetkel käsil, et need nõuded on siis selle aluseks ja me loodame selle projekteerimise ja hiljem ehitustegevuse lõpus saada selle andmestiku, et hiljem ka seda hallata, aga ka praegu teha tarku otsuseid. Lõpuks teha digikaksik. Nii, Raida. Ja aitäh, et ega ongi aeg kokku võtta see meie põgus webinar ja tulla tagasi taas numbrite juurde, mitte et see nüüd oleks peamine, mida siit webinarist kaasa võtta, et pigem see võib-olla ongi sellise mahuga ülepaiskamine, et seda segadust tekitada, et andmeid on palju ja ehitussektor toodab neid üksjagu, nagu eelneva jutubaasil sai ka väita. Ehk siis, kui me tuleme tagasi ka näiteks selle konteksti juurde ja see on ainult tänane prognoos, ma arvan, et homne prognoos on juba muu ja toodetakse veelgi rohkem andmeid ajaühikus näiteks aastas 0,5% kogu mahule juurde. Et tegelikkuses, mis on olulisem, on see, et kahjuks circa 95% kogutud andmetest ei leia lihtsalt ehitussektoris kasutust. Et neid kogutaksegi asjatult, ei ole paigas andmehaldusplaani,
mida, millal, kellele koguda, millest tegi juttu ka siis Hendrik, et on vaja defineerida nagu selged juhised selleks. Ja no muidugi, osaliselt on see seotud andmetarkuse võimekusega, sest juba eelnevalt mainitu põhjal võib väita, et circa 80% ehitusega seotud ettevõtetest peaks suutma enda andmehaldusvõimekust parendama, et asjad paremuse poole liiguksid. Muidugi see raisatud aeg, mida siis andmete kogumiseks kulutatakse ja sellega vähenev efektiivsus ja muidugi ka kasumi kukkumine, sest tegeletakse millegiga, millega ei peaks tegelema. Et see kõik iseloomustab just nimelt seda vähest oskust andmeid kasutada ja see peab lähitulevikus, ütleme siis, muutuma. Et õnneks siiski on siin ka lootuskiir, et kui ettevõttel on nii-öelda oskus andmeid koguda, siis on ju olemas kindlad meetodid ja võimalused, kuidas andmetest informatsiooni genereerida, et siit on ainult üks väike samm justkui astuda ja seda kõike siis ka õppida. Sellega oleme me oma webinariga lõpetanud ja oleme mõlemad avatud ka võimalikele küsimustele, diskussioonidele. Aitäh! Suur tänu, Raido ja Hendrik, väga põnev ettekanne. Ma võtan siit küsimuste ja vastuste chatist kohe paar küsimust ka. Esiteks Märt küsib seda, et kui sa näitasid seda slaidi globaalsest uuringust, et milliseid andmeid ikkagi kogutakse ja analüüsitakse või ei analüüsita, siis küsimus tekkis, mis on need 3 andmetüüpi, mida analüüsitakse, milline mitte analüüsitavatest andmetüüpidest tegelikult vääriks analüüsimist ja mille analüüsimine lõpuks tooks ikkagi ka rahalist, ajalist ja keskkonnalist kasu. Ma nüüd täpselt ei mäleta, kas need uuringus olid need 3 liiki ka välja toodud. Ilmselt olid, aga praegu peast ei ütle. Aga ma arvan, selle kõige juures on olulisem pigem mitte lihtsalt analüüsida ühte ainsamat andmetüüpi, vaid neid andmetüüpe vaadata koos. Ja see on nagu üks isegi võib-olla olulisem, et oskus näha andmetüüpe koos ja neid analüüsida koos. Et mitte nagu neid eraldiseisvalt. Et võib-olla see nagu siia juurde lisamärkusena lisada, aga selle raporti saab igaüks kätte ka viidatud pealt. Et ma praegu tõesti, ma arvan, et seal on ilmselt projekti infoga seotud andmed, sest see on nagu igapäevane vajadus, et sa projekteerid ja ehitad. Et muidugi ka finantsilised andmed, et sul on vaja eelarvet hoida nagu raamides, muidu sa ei saa mitte midagi teha. Et need on 2 näiteks juba põhigruppi, mida sa pead analüüsima, et teisiti lihtsalt ei saa see olla. Ja saame selle uuringuga siis LinkedIni gruppi hiljem jagada. Üks küsimus on ka digikaksiku kohta, mida hetkel arendate, et millal on see plaanis valmis saada, see tähendab, et see oleks ka päriselt kasutusel. Jah, millal saab Tallinn valmis ja kuna kasutada saab, et ega tegelikult, kui jääda ootama seda valmis kaksikut, siis jääbki ootama. Aga ütleme, et aasta jooksul tahaks jõuda selleni, et meil on õppehoone U03 näitel olemas staatiline kaksik ehitatust, et mis on ehitatud ja et meil oleks andmestik projekteerimisel, ehitamisel kasutatav. See käib juba praegu, aga et oleks pärast ehitamist meil ka see andmestik üle võetav meie varade haldussüsteemidesse, et see ütleks, et tahaks aasta pärast. Siis on muidugi, kui need põhimõtted saavad paika loksutatud, siis on see andmekvaliteedi nii-öelda andmete, meil on hooneid ju väga palju, et me kõik ei jõua digiteerida, et ütleme, et aasta pärast võiksid olla kontseptsioonid paigas, kuna me jõuame erinevate IoT-seadmete liidestamise ja sellise nii-öelda päris digikaksikuni, see natuke ongi selline visioon ja kaugem vaade, et samm-sammult, et aasta pärast esimesed nii-öelda teadmised ja siis edasi jooksvalt. Jõudu tööle sellega. Aitäh. Ja lõpuks küsingi kiire küsimusega sellest, et mulle väga meeldis see, et te rõhutasite lõpuks ikkagi seda, et iga ettevõte ja ka sellise nii-öelda väärtusahela ja tarneahela üleselt tuleb panna paika strateegia ja nii-öelda kaardistada need vajadused, milleks siis hakata ikkagi neid andmeid koguma ja analüüsima ja nii edasi.
ja kõigeks selleks, et see lõpuks väärtus välja tuleks, on vaja päris palju eeltööd teha. Aga et see kõik ei muutuks nii hoomamatuks, et nii palju tööd on vaja teha. Mis on võib-olla teie soovitused selleks, et kus saada selliseid esimesi väikseid võite andmepõhisemalt edasi minnes? Hendrik, võib-olla alustad? Mis on meie väike võit praeguse baasil? Väiksed võidud, no aga tegelikkuses olles nüüd peaaegu 2 aastat kinnisvara osakonnast töötanud, siis nende jaoks oleks võidud need, kui meil oleksid uuendatud joonised ja ruumide registris oleksid ruumide kohane andmestik paigas, et ütleme, et see ongi see kõige baas. Et eriti kinnisvara haldusel ei ole tegelikult ülemäära palju vaja sellest 3-mõõtmelisest kaksikust, et plaanid paigas ja see elab pidevalt, ruumid kokku, lahku, juurde, maha, see on pidev, see on ka juba täitsa suur asi. Et joonised paigas, ruumide register paigas, ütleme, et see oleks see esimene suur võit. Ja kõik see ülejäänud saab tulla omal ajal. Väga tore, aitäh! Sest lõpuks on vaja seda motivatsiooni ju ka hoida, et pidevalt uuesti investeerida sellesse võib-olla keerulisse ja aeganõudvasse töösse, et andmeid hallata, et lõpuks seda väärtust siis ikkagi sealt kätte saada. Aga aitäh teile, väga põnev. Korraks veel võtan sõna selleks, et tutvustada, mis on meil järgnevatel webinaridel teemaks. 2 nädala pärast kohtume taas, et rääkida juba andmeteadusest ja sellest, kuidas saab selline praktiline andmeteaduse õpik ka ettevõtetele kasulik olla. Ja seejärel juba märtsi teises pooles räägime täpsemalt terviseandmetest ja ka tehisintellekti kasutamisest sektoris. Kui teil on tagasisidet meile anda, ka ideid järgnevateks teemadeks, saate seda siin URL-i lingi ja QR-koodi kaudu teha ja suhtleme edasi siis LinkedIni grupis. Aitäh teile ja kohtumiseni!